Tänapäeval on ka üheks suureks probleemiks väga lihtne toidu kättesaamine ja toitumisharjumused on väga palju muutunud, kui me võrdleme, kuidas vanasti oli. Kindlasti selle lihtsa toidu kättesaamisega kaasneb ka selline suur näksimine, et inimesed ei söö korralikult. Kuidas on see näksimine ülekaalu tekkega seotud? Need võib-olla liigsed vahepalad on kindlasti üks vahend, kus me justkui selliste vahepalade näol täidame näiliselt ära selle tekkinud tühjakõhu tunde või see kaob, aga meie keha või meie organid ei vaja kapsast ega porgandit ega liha ega juustu ega ma ei tea, õli või pähkleid. Meie keha vajab neid toitaineid, mis on nende toiduainete sees. Ja nüüd, kui meil ei ole piisavalt ühte, teist, kolmandat toitainet, siis selle üheks väljenduseks on ka selline võib-olla liigne isude tekke või sellise liigvähene küllastustunne ja näksimine pakub küll korraks võib-olla või selline vahepala pakub küll korraks rahuldust ja võib-olla ka energeetiliselt täiesti piisav, aga sageli need sellised lihtsad näksimised, mis ongi võib-olla tšipsid või mõned suhkrurikkad batoonid, ei kata meie tegelikke vajadusi. Ja nii me süvendame seda, et me justkui näksime jälle juurde ja jälle juurde. Selle asemel, et teha üks korralik eine, mitmekülgne korralik eine, katta oma tegelikud vajadused ja luua oma päevarütm. Et keha tegelikult teine pool, üks on see pool, et me ei kata oma keha vajadusi erinevate toitainete järele ja see süvendab sellist halba toitumismustrit, aga teine on ka see, et meie keha on väga rütmiline, me allume ööpäeva rütmidele. Ja see näksimine kindlasti ei ole või tähendab tasakaalus nende ööpäeva rütmidega. Ja see justkui hakkab pikas perspektiivis kulutama seda süsteemi ja kahjustama seeläbi siis meie ainevahetust. Nii et väikesed vahepalad või aeg-ajalt võib-olla selline, võib-olla mitte kõige tervislikum vahepala ei mõju nüüd kohe hävitavalt, aga pidev taoline toitumismuster kindlasti hakkab looma pinnast selliste püsivalt valede valikute tegemiseks ja sealt juba siis kaalu tõusuks. Täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!